Tervist, on Illar Kohvinevalt ja täna on jätkuvalt 17. veebruar aastal 2019 ja ma tahtsin natuke rääkida veel sellest Eurovisioonist või seda Eesti Laulust sõnaga, et tuli niisugune mõte, et see Eesti Laul sellisel kujul, et see võiks nagu ära kaduda sõnaga, et Eesti Laulu asemel võiks tulla selline saade nagu Kaks takti ette tagasi, mis on selle õige nimi on selle laulukonkursi nimi, et kus noored lauljad tulevad estraadile, nii nagu ta kunagi aastakümned tagasi oli ja päris pikki aastaid sõnaga, ja see Kaks takti ette saates laureaatidena on tulnud nagu superstaarid Anne Veski ja Marju Länik ja Tea Paluja ja Siri Sisask ja paljud teised lauljad on tulnud meie estraadile sõnaga. Aga siis see Eurovisioonile võiks seda laulu valida natuke teistmoodi. Ja selle tarvis, meil on ju paljudes raadiojaamades on ju olemas edetabelid olemas ja siis peal raadiojaamadel on ka muid edetabelid sõnaga, et edetabelite tipus olevad laulud võiks ju võtta kõik kokku ja järelikult need tipulaulud, mis on edetabelite tipus, et need on nagu see rahva poolt valitud nagu kõige paremad laulude sõnaga ja nende rahva poolt armastatud laulude seast tuleks valida Eurovisioonile laul. Et noh, on olemas nagu, toon üks näited, et Kanal 2 Reporteri veebis on ja siis on erinevad raadiojaamad ja siis on veel neid sõnaga erinevaid, kus on need ühesõnaga edetabelite tipus olevad laulud tuleks võtta eraldi saatesse ja panna näiteks pealkiri, et valime laulu Eurovisioonile või laulu Eurovisioonile sõnaga. Et sealt nii-öelda see parimad edetabelite laulud, et vot nendest, kui valida laul, et siis järelikult on need rahva lemmikud ja siis võiks seda kas välismaa ja siis Eesti need žüriid hinnata ja siis anda siis nagu rahvale hindamiseks võimalus, nii et nagu teist teed moodi võiks seda Eurovisioonil seda laulu, Eurovisiooni laulu valida sõnaga. Et siis oleks nagu natukene põnevust ka selle asjal, aga praegust on nii, et see Eesti laul on ju see kahe takti tasemele sõnaga, et me valime nagu jälle sellest nii-öelda algsest ja mustast variandist valime siis nagu ühe sükse jälle laulu välja ja siis selle, kuna maikuuses kuskil on see Eurovisioon, et siis selle paari kuu jooksul, mis seda aega on jäänud, et selle aja jooksul siis me lihtsalt pushime seda ühte laulu üles ja töötleme, et kuniks siis sõnaga siis saab see, silmailu nagu lavale valmis sõnaga, ütleme niimoodi, et see ei ole ju päris õige variant, et teeks seda asja teistmoodi, nii soovitan mina, Illar Kohvinevalt.